Tema on majandusjuhataja. Nojah, ma näen. Nii, järgmised. Ma panen oma siia juurde. Pane juurde omale. Ja ma panin. Ei ole siin. Ja, no Sasta oli majandusjuhataja. Majandusjuhataja. Sasta on minu emaõde. Aha. Ma panen oma siia juurde. Pane juurde omale. Ja ma panin. Ei ole siin. 7. aprill. See ole, ma lihtsalt olen. Leal ma hüüdis üle maja. Telefon helis. Võta püüad marada siis või üle. 49. Veidi enam kui 200 aastat tagasi rajati siia paika Käina koguduse poolt Leskede maja. Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud igavesest ajast igavesti. Kolmainu Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Õnnistagu seda mälestuskivi. Ja ütlesi ka kõigi neid inimesi, kellele see paik on oluline. Samuti palume Jumala õnnistust kõigile neile, kes on panustanud selle mälestuskivi püstitamisse. Mina olen siis Marju Rikkur siin samas lähedal sündinud ja muidugi ka selles majas siis sündinud. Minu osa siis oleks täna natuke seda ajalugu meenutada. Nii palju kui mulle on teada, seetõttu on väga oodatud, kui kellelgi on parandusi ja siis nendest võib olla siis Selja küla on mainitud juba 1665 aastat ja siis jagati see kaheks, nii et oli kiriku selja ja mõisa selja ja vot selle kiriku seljamaale siis rajatigi see Leskede maja ja kusagil on olnud andmed juba 1709 mainitud. Siin leidsid varju siis pastorite lesed ja ka teised abi vajavad pereliikmed, nii et me võime öelda, et siin seljal saigi alguse Hiiumaa esimene sotsiaalhoolekanne. Kuulsaks sai siis doktor Norman sellega, et tema avastas, tegelikult oli see avastatud juba varem kohalike elanike poolt, et tema võttis esimesena kasutusele Käina lahe ravimuda. Ja sellega sai siis Selja haigla kuidagi kuulsaks. Doktor Normanist, keegi meie hulgast ilmselt ei ole temaga saanud kokku puutuda, aga minu ema rääkis, kuidas temal oli, ma ei tea, mis haigus tal oli, aga ta läks ja Norman käskis mul õuni süüa, aga meil pole õuni olnud. Ja siis tema läks ostis külast õuni ja sõi õuni ja sai terveks. Vaat, kus oli täpne, teadsid, et õuni süüa. Seda läks elu edasi ja hakati moodustama Hiiumaal siis arstijaoskondi. Neid moodustati 5, nii et Viterna, Ninametsa, Suuremõisa ja siis Seljale haigla. Kui tuli siia tööle Türi ende ja tema võttis siis üles uuesti selle muda teema, eks ju. Ja milline entusiasm noortel inimestel nad pidid selle mudaravila tehti valmis nädala ajal. Ja aastas sai siis 200 patsienti, ta käis mudaravilast. Et esimene staažikas ämma tegi esimeseks üldse tööle, siin hakkas oli Johannes Leena. Sündine 1882 aastane, ta oli juba eakas. Ja algul ta võttis, kuna tingimus ei olnud, võttis oma majas Käinas vastu. See, kus praegu tunneme kõrgema maja nimel teda. See oli Johannes Leena maja. Aga siis, kui said siin juba palatit korda, siis hakkasid siin siis sünnitama naised. Ja tehti neile palateid juurde. Ja meie ajal Nammekülas räägiti sellist juttu, et kurt toob ikka titet siia Selja jõkke ja siis arstitädid aitavad
annavad emadele, ema läheb sinna, arstitädid annavadki lapsedele. Nii, siis meie, ma mäletan, sõitsime siit Taadiga hobusega, läksime ja mina hoolega vaatasin seda jõge. Aga et kui mina nüüd sitte taasi näen, et siis on see meie. Aga ei olnud, läksin kojusid, ei olnud seal sitt ega teda. Ja 1960. aastani sündisid siis lapsed siin. 17. juunil 1985 avati uusambulatoorium ja sellega jäigi hoone tühjaks. Ja lammutati siis 1989 aastal. Ja, mina olen Silvi ja 61. aasta tüdruk, kes sündis siis siin 6 aastat tagasi. Aga mõtlesin, et siis loen teile natukene oma ema Esta Akli mälestusi, mis tema on valanud ilukirjanduslikku vormi ja tema kui esmasünnistaja siis. See oli siis 59. aastal ja kuidas ta siis seda asja mäletab, kuidas see sünnituse värk siin siis käis. Noorik lammas väikese maahaigla palatsi kapitaguses hämaruses kohe ukse kõrval ning ootab. Eespool valguses sädistasid rõõmsad naishääled 4 õnnelikku emast saanud. Eedal, ta nimetab ennast Eedaks, Eedal oli kõik alles ees. Tema vaevad piirdusid aeg-ajalt üle tõusevate seljavalu voogudega. Kas teistel ka selg nii hirmsasti vaeva teeb? Oli ta arglikult pärinud. 79–85, mis ma siin olin. Ja siin ma õppisin natukene hiiu keelt, sest ühel vastuvõtul tuli üks mutikene ja ütles, või tädi, temale teevad mutid liiga. Ma nagu ei oska midagi arvata, et see nagu pole nagu meditsiini teema ju. Aga siin ma sain aru, et need on mingid mädanikud ja paised, mis on siin Hiiumaal selline mutik. Saad olid tol ajal ikka vaba läbi käidud, iga pere oli teada, kus keegi elas. Tänapäeval sellist koduvisiite per aastadel peaaegu ei ole, et see päris null. Siis oli Kassar kolhoos oli eraldi. Ja siis Kassar kolhoosist oli kõige vähem kutseid, sellepärast sealt tehti kutse ja kolhoosist saadeti auto, siis selle eest pidi maksma 3 rubla. See mitte arst või viidi see. Ja see hoidis ikkagi niimoodi kutse kokku, sest nüüd kui kutsuti Kassarist, siis tuli teada, et asi on enam-vähem ikka päris tõsine. Elvi, kas sa mäletad, me mõtlesime ükskord siia ühe elavõtede pudeli. Ja nüüd kontroll pidi tulema hambaravile. Ja elavõtted tuleb katsu selle suure sarna alla. Praegu seal. Äkki või? Meile Maivel Meida oli väga hea kokk, väga hea toidukond. Ta käis nüüd. Mina töötasin küll ainult 1 aasta, aga minul on Meidast see mäletus. Alati seljahaiglaga seostub kohe. Meida, kes iga kevad praadis silku ja päeval oli praad silk ja õhtul oli leiva peale piimasuppi juurde silk. Eks ta on kunagi Soomest rännanud rabapilli meile ära lihvitud, ilus punane peaks väga hästi vastu pidama. Korralikult vastu.